Ma kohe ei tea, millest alustada. Avangard ja Aabits, et see mõnes mõttes on ju alguspunkt nendele muutustele, mis Eesti Nõukogude kunstis tegelikult toona hakkavad toimuma 50ndate lõpust ja mis võib-olla erilise hoo saavad sisse 60ndatel, kui hakatakse rääkima uutest kunstirühmitustest, mis tekivad. Üks on see, kui nad panna sellesse konteksti, millest nad välja kasvavad, sellesse aega, et siis see alguspunkt, nii-öelda, mis on seotud mõnes mõttes Tartu sõpruskonna ja selle tegevusega, siis nende kunstnike puhul on tegu kunstnikega, kes oma lõpudiplomini jõuavad 40ndate aastate lõpul kõige karmimatel aegadel ja uuesti oma nagu loomingu poole pöörduvad, kes siis vangilaagrist tagasi tulnuna, kes lihtsalt Stalini repressioonide lõppedes uuesti tegutsema hakates sellise vabaloominguni jõuavad 50ndate aastate lõpul, siis see on see, mis eristab tegelikult kõiki neid 60ndatel aastatel toonase ERK-iga seotud või siis Tartu Ülikooli kunstikabinetiga seotud liikumisi on see, et tegu on professionaalsete kunstnikega. See on seesama, kui Sooster läheb Moskvasse, siis põrandaalune avangard imetleb tema suurepärast maalimisoskust, suurepärast kunstioskust. See on nagu teadlik kunstiajaloo läbivõtmine ja sealt oma tee otsimine selle enne sõjaaegse avangardi ja hiljem loodud teoste ja katsetamine. Siis see, mis on seotud nüüd ülikooli kunstikabinetiga, see, mis on seotud ERK-is õppinud kunstnik Ank 64 ja siis Suup 69-ga, see on tegelikult seotud noorte inimestega, kes tegelikkuses ei ole ju veel kunsti väljale astunud, vaid kes tegelikult õpivad. Kuigi väljapanekus on väljas ka töid, näiteks ütleme Malleleisil, mis on juba loodud 70ndate aastate alguses, on juba see, kus ta tegelikult on nime teinud kunstnik, siis siin tegelikkuses kokku väga palju on just nimelt neid töid, mis on loodud sellel aktiivsel perioodil, kui antud kunstirühmitused tegutsesid ja see looming on nagu sootuks teistsuguse nagu väljanägemisega. Esiteks on see mõnes mõttes tehniliselt rabedam, on see otsivam, sellepärast et näiteks kui vaadata Suupiliiget Andres Toltsi, siis tema estetismist esialgsetes varastes töödes ei ole veel märkigi, et see tuleb tunduvalt hiljem, et siin on täpselt just näha, kuidas tegelikult avastatakse iseennast ja avastatakse ka kaasaegset kunsti. Vahe on ka siin nende rühmituste puhul ju selles, et kui Visarid on seotud Tartu ja Tartu kunstikabinetiga, siis siin on ainsaks professionaalseks kunstnikuks on tegelikult see vaimne liider Kaljo Põllu, kes võib-olla annab nii selle ideoloogilise suuna ja suunised, mida vaadata, kuidas vaadata ja teised kunstnikud on siis tegelikult mõned küll kunstikoolis õppivad, aga väga paljud ei oma nagu üldse sellist kunstialast õpetust. Ja see võib-olla määrab ka selle, et kui Ank ja Suup võetakse oma loominguliste katsetustega hiljem kergemalt omaks, siis näiteks Visarite puhul me võime öelda, et senimaani ei ole Peeter Lukatsilt mitte ühtegi tööd jõudnud ametliku kunstikogusse. Et see omaaegne pilk eriti selle loomishetkel, kui seda kunsti luuakse, siis leitakse esiteks, et see ei ole piisavalt professionaalne, sellele ei pöörata tähelepanu ja selline võib-olla esimene nagu teadlik süvenemine sellesse loomingusse muuseumide puhul tekib alles 90ndatel aastatel, kui hakatakse omandama nii-öelda nende avangardi Aabitsa esimesi õppetükke just nimelt seda loomingut, mis on loodud Anki tegutsemise ajal ja Suupi tegutsemise ajal.
ja siin ongi võib-olla vaja sellist ajalist distantsi, sellepärast, et kui seda esmalt pannakse välja, tehakse näitusi, kus tutvustatakse, kus tekivad ka retrospektiivid, korratakse Harku näitust näiteks, siis tegelikkuses, mida enam ajalugu edasi läheb, seda enam süvenetakse ja võetakse nagu sealt põhjast, vaadatakse joonistusi, vaadatakse neid katsetusi, mis järsku omandavad oma väärtusega kunstituru jaoks, kui enne seda võetakse kui arhivaarset materjali, mõnes mõttes nagu selliseid noorpõlve katsetusi, mida kunstnikud on teinud, siis nüüd hakatakse nagu otsima sellest seda algletet, et millest kõik on alguse saanud ja millega on tegeletud. Ja siin on mõnes mõttes natukene isegi Margus Punapil eelis olnud erakogujal, kuna tema on oma koguga teinud alguse niivõrd hilja. Ta on ju kogunud nüüd ütleme 5 aastat umbes aktiivselt. Kas on? Jah, isegi sa võid öelda küll 5, et me tegelikult on umbes 6. No, aga kui sa ütles 5 aastat, see on täiesti pädev. Ja ta ju alustab oma kogumist siis, kui muuseumid on juba oma kogu mitmed korrad täiendanud. Nii et tema pöörab tähelepanu ka just nimelt sellele joonistusele, just nimelt nendele, mis langevad võib-olla mõnes mõttes sellest popkunsti traditsioonist või sellest välja ja märkab tõesti Toltsi selliseid ekspressiivseid katsetusi ja tänu sellele, et tegu on võib-olla erialalt arstiga, siis ta tunneb huviga, mis on ju toonases kunstis ka noorte puhul üks selliseid nähtusi, see tähelepanu pööramine seksuaalsusele kunstis. Et ta pöörab tähelepanu ka nendele autoritele, Lapinile, Vindile, ka sellele, kuidas nad jälgivad seda läbi oma kunstnikupildu sellist seksuaalsust ja naist. Et siin tuleb välja ka väga hästi see Vindi esteetilisus naise käsitlemisel ja seksuaalsuse käsitlemisel ja mõnes mõttes Lapini ja Soosteri sarnasus selle kuidagi ekspressiivsema lähenemisega seksuaalsusele ja selle teema käsitlemisele. Et see näitus annab tegelikult sellise, teda võib tõesti selles suhtes just ABC-ks nimetada, et ta annab väga hea ülevaate kõiki nende liikumise algetappides sellest, millised Kaljupõllul nii popkunsti mõjutused, nii opkunsti mõjutused, samas Visarite selle ampluaa laiused. Me näeme seal eksistentsiaalset temaatikat, mis on üldse väga, kui vaadata tänapäevani, ütleme, Erki lõpetajaid või Tartu Maali osakonna lõpetajaid, siis eksistentsiaalne temaatika on üks selline, mis noort inimest maailma astudes ikka vaevab, et siin võib-olla kannab just kõige enam sellist eksistentsiaalset temaatikat Endego oma töödega. Samas me näeme mõne kultusliku objekti selliseid esmatulekuid, näiteks läbi Rein Tammiku, kui on tema autoportree selle kollase täpilise tassiga, siis siin on näha just need kirevad laudlina katked ja siis need sümbolid, mis tema töödesse tulevad, et need kõik on juba selles esimeses autoportrees olemas. Alati on selline erakunstikogu selliseks põnevaks täienduseks mõnes mõttes sellele museaalsele kogule, kus mõnes mõttes alati aetakse taga mingit kvaliteeti, mingit üldistust, et objekt, mille me ostame, oleks teatud märk, et võib-olla sellises erakunstikogus on inimene nendest painetest vaba, ta saab lähtuda nagu sellest, et see töö kõnetab mind, ma omandan selle ja tänu sellele võib-olla kogu sellele kogumile tekib suurem emotsionaalne kuidagi selline, seal on tunda kogumise kirge ühesõnaga selle materjali juures, mida võib-olla aeg-ajalt muuseumikogu juures on nagu raskem märgata, seal on tunda arvestuslikkust. Seal on tunda, et kui ma nüüd omandan nagu selle kunstniku loomingust mingi töö või objekti, et siis see paigutub kunstiajaloos sinna, et ma nagu Lego klatse sätin. Aga siin
sellel avantgardi aabitsa näitusel on just nimelt sellist emotsionaalset lähenemist teemale. See on nagu mõnes mõttes ühtib tegelikult, siin on nagu seda ajastu tunnetust tegelikult, siin on seda sama õhinapõhisust, mis tegelikult minu arvates iseloomustas kõigi nende loominguliste grupeeringute loomise ajal neid autoreid, et seal oli täpselt see sama õhinapõhisus. Ma katsetan, ma teen, ma irriteerin tegelikult seda ametlikku poolt ja mõnes mõttes see, ma kujutan ette, et see võis neile erakordselt huvitav ja põnev aeg olla sellega. Ja ma avastan tegelikult oma mina, ma avastan selle, ma eiran neid traditsioonilisi maalireegleid, kompositsioonireegleid ja ma väljendan ennast hoopis sootuks teistmoodi. Ilmselt parim näide sellest õrritamise ja ärritamise efektist oli võib-olla just nimelt see 1966. aasta noortenäitus, kus osalt ka siin eksponeeritud tööd on ju seal tegelikult väljapanekud aset leidnud, et neid on seal sellel näitusel näidatud. Nii et ma arvan selleks, et üldse tänapäeva kunsti arengutega sammu pidada tegelikult kogujana, kui sa tahad tänapäeva nagu avastada, et mis tänapäeva kunstimaailm, siis ongi võib-olla kõige õigem just sellest avantgardi aabitsast alustada. Ja samamoodi siis vaatajal, et siis ei teki nagu seda tunnet, et kui sa lähed tänapäeva kunstinäitus, et mis mõttes, et ma ei saa aru või ma ei oska, et siis sa oled nagu kätte saanud need esimesed astmed, mida mööda astuda, tähendab see, kuidas toimub sellise traditsioonilise maalikunsti reeglistiku hülgamine, traditsiooniliste väljendusvahendite, kuidas mingeid vinte üle keeratakse, see kõik siin avantgardi aabitsa näitusel on olemas. Aitäh!